Rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Ja piibli laiendatud tõlge toob selle nagu ülimalt selgelt eraldi, öeldes ja rahu Jumal ise pühitsegu teid läbi ja lõhki, eraldagu teid rüvedatest asjadest, tehku teid puhtaks ja täielikult Jumalale pühitsetuks. Ja teie vaim ja hing ja ihu säiligu tervena ja terviklikuna ja leitagu laitmatuna meie Isanda Jeesuse Kristuse Messia tulekul. Ja teine kirjakoht, mis eraldab veel südame, on siis Heebrealastele 4:12. Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. Et siis nendest salmidest me näeme, et meil on keha, meil on hing, meil on vaim ja ka süda. Ja Jumal eristab hinge ja vaimu ning ka südant. Ja need mõisted on ka erinevad nii vanast, tähendab, need mõisted on olemas nii Vanast Testamendist kui Uuest Testamendist. Ja ma panengi nagu järgmise pildi, kus on välja toodud nii kreeka kui heebreakeelsed sõnad hinge, vaimu ja südame kohta. Ent hing on siis nefesh heebrea keeles ja psüüke kreeka keeles. Süda on heebrea keeles kardia või kardia on kreeka keeles ja heebrea keeles on leb. Ja vaim on heebrea keeles nii neshema kui ruah ja kreeka keeles pneuma. Ja Daniel Tuvalli jaotab need ära ka samamoodi, et milline osa meist on siis, et millega hing võrdub, et see on teadlik meel, süda on alateadlik meel ja vaim on, ta ütleb, et see on teadvuseta meel või üliteadlik meel. Ja see sõltub sellest, et kas inimene on osanud oma vaimu treenida ja arendada või ei. Et see inimese vaim võib olla täiesti kasti pandud ja siis on vaim teadvuseta meel. Kuid kui me arendame oma vaimu teadlikult, siis ta muutub üliteadlikuks meeleks. Ja nii nagu hingel on tahe, emotsioonid ja intellekt, niisamuti on ka inimese vaimul oma mõistus, tahe, emotsioonid ja intellekt. Me teame, et inimese vaim tuleb otse Jumala juurest ja inimese vaim eksisteeris enne, kui inimene eostati. Samas hing hakkas eksisteerima eostamise hetkest alates. Nüüd süda on ala, mis kattub osaliselt vaimuga ja osaliselt hingega ja piiblis ongi teda, kohati on ta, nagu ta kattub hingega ja kohati ta kattub vaimuga, kuid samas on süda täiesti eraldiseisev osa inimesest. Et siin osub ka inimese intuitsioon ja tema uskumuste süsteem. Ma lähen, vaatan. Nüüd ja selle, Jumal toob selle ära järgmises kirja kohas, siis on näha, kuidas, et see on esimese Moosese 2:7 eestikeelsest piiblist on ja Issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on mullast ja puhus tema sisse eluhinguse ehk selle neshema vaimu ja nõnda sai inimene elavaks hingeks, nefesh. Õpetussõnad 20 ja 27 piibli laiendatud tõlkest toob nagu väga selgelt ära selle, et inimese vaim on see tegur inimisiksusest, mis lähtub vahetult Jumalast. Et see on Isanda lamp, mis uurib kõiki tema sisimaid osi. Et see osa ongi, inimese vaim on see, kui inimese vaim on elav,
siis ta saab uurida läbi need inimese sisemised osad, need erinevad osad, kus on katkisust ja kõike seda, et see on inimese vaim, kes on võimeline seda inimese sees uurima. Lähen tagasi siia selle pildi juurde. See. Et südame mõistmine, see võib olla keeruline ja mõned ongi püüdnud mõista seda kui vaimu. Aga see ei ole õige, kuigi see on õigustatud, sest ta osaliselt kattub. Nad omavahel kattuvad. Kui me vaatame heebrea keelt, et hinnata neid termineid, millest lähtudes me tõlgime hinge, südant ja vaimu, siis Vanas Testamendis on süda heebreakeelne sõna leeb. Ja seda kasutatakse piltlikult tunnete, tahte ja isegi intellekti kohta. Seda nimetatakse ka keskuseks. Need on elemendid, mis on seotud hingega. Sõna leeb kasutatakse kontrastina heebrea sõnadele nefesh, neshama ja ruah. Need kõik sõnad käsitlevad inimese kuvandi sisemisi elemente. Ruah, mis on aeg-ajalt tõlgitud kui mõistus, on palju rohkem seotud vaimse sfääriga. Ja mõned selle kirjeldused ongi tuul, nagu Piret täna välja tõi põlves, hingeõhk, mõistus ja vaim. Näiteks Jumala püha vaimu nimetatakse hakodesh ruah. Enamus meist teavad seda. Sõna nefesh on aeg-ajalt tõlgitud kui mõistus, kuid kasutatakse hinge jaoks üldiselt. Sõna otseses mõttes viitab see hingavale olendile, kuid sõnale süda on selle definitsioonid ka mõistus ja isik lisaks südamele. Veel üks heebreakeelne sõna, mis on oluline, on neshama. Ja see on see, mida puhus Jumal Aadama sisse, et teha temast nefesh ehk hing. Ja neshama tähendus on hingus või vaim. Ja Daniel Tuval ütleb, et leeb on kõige sagedamini tõlgitud kui süda. Ta erineb neist kõigist, kuid sellel on määratluslikud omadused, mis näivad kõige lähemalt viitavat neile, mis on seotud hinge funktsioonidega. Seetõttu mõistan seda hinge madalaima osana, mis toimib ülemineku punktina hinge ja vaimu vahel, toimides nagu värav nende kahe vahel. Ma toongi, vaatan. Ma ütlen siia vahele, et mina olengi kuulnud seda, et süda ja hing on enam-vähem sama, sest piibel ütleb, et süda on kavalaim kõigist ja ravimatu. Ja ta ütleb, et hoia oma südant ja nagu seal need südame mõtlemised ja ta viitab rohkem hingele kui vaimule. Aga ma saan aru, et seal on inimesel võib olla tark süda, mis on vaimu mõju all. Vot täpselt seesama pilt. Tark süda, mis on vaimu mõju all või rumal süda, mis on hinge mõju all. Just, jaa. Ja me näeme nagu järgmises kirjakohtades seda, kuidas üks osa südamest kattub vaimuga, kus see on siis roomlastele 2:29. Ma kohe lähen siin selle juurde ka ja siis ma toon tagasi selle pildi. Et roomlastele 2:29 ütleb, vaid juut on see, kes seda on sisemiselt ja õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Et niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalat. Et lihtsalt keeles öelduna tähendabki see, et süda kattub mõningates kirjakohtades hingega ja mõningates kirjakohtades vaimuga. Süda aga ei ole ei hing ega vaim, vaid ta on ühenduspunkt hinge ja vaimu vahel ning eraldiseisev osa inimesest. Ma viin tagasi selle pildi, sellepärast et see aitab meil, kui see on silme ees, siis ta aitab meile aru saada tegelikult sellest, kuidas mingid osad meist toimivad või kattuvad. Et mis on südame puhul äärmiselt oluline, on just see, et südames asub inimeste uskumuste süsteem,
mis kujundab tema olevikku. Näiteks kui kedagi pidevalt alla surutakse, mõnitatakse, talle sisendatakse jätkuvalt seda, et ta ei ole piisavalt tark, ta ei ole piisavalt ilus ega andekas, ta ei ole võimekas, siis lähevad need kurjad sõnad temale hinge. Kui ta kuuleb neid kurje sõnu enda kohta üha uuesti ja uuesti ning hakkab ise mõtisklema nende kurjade sõnade üle, siis salvestuvad need negatiivsed sõnad tema südames, tema uskumuste süsteemina. Tema jaoks on need sõnad nüüd tõde ja need sõnad hakkavad suunama tema elu. Näiteks kui hilisemas elus talle pakutakse näiteks väga head tööd ja ta on rõõmus, et ta lõpuks saab võimaluse õnnestuda. Ja ta hakkabki rõõmsalt oma uues töökohas toimetama ja algul laabubki kõik kenasti, kuni asjad hakkavad viltu kiskuma. Miks? Sest tema süda on programmeeritud läbi kukkuma. See uskumuste süsteem, mille ta on salvestanud oma südamesse, peegeldab nüüd seda nõndanimetatud tõde tagasi tema hingele. Ja ta kukub läbi. See inimene hakkab ise ennast saboteerima, sest see on tema uskumuste süsteem, mis on tema südamesse kirjutatud. Mina tegin seda. Ja ma nägin ise, et ma saboteerin ennast. Ma mõistsin, et ma blokeerin ise oma edu, aga ma ei teadnud, miks ma seda teen ja ma ei teadnud ka, kuidas seda muuta. Ja vahel me hakkame oma võimetuses edu saavutama, hakkame me süüdistama Jumalat, et näed, ma üritan, kui ma kukun kogu aeg ikka läbi, miks sa mind ei aita, miks sa minu heaks midagi ei tee, miks sa vastad teiste palvetele, minu palvetele ei vasta. Ja Jumal ütleb, et ma olen oodanud, et sa lõpuks palvetad minule selle palve, mis on kirjas laulus 139. Uuri mind põhjalikult, o Jumal, ja tunne mu südant. Katsu mind läbi ja tunne mu mõtteid. Vaata, kas minus on kurja või valulikku teed ja juhata mind igavesele teele. Jumal igatseb puhastada me südamed negatiivsetest Jumala sõna vastastest programmidest, mis meid jätkuvalt kaotusesse kisuvad. Seega me süda on me uskumuste süsteemi keskus ja need mõtted, mis domineerivad meie südames, loovad meie reaalsuse. Ehk siis need mõtted, mida me mõlgutame siis, kui me ei palveta, sest palvetades üritame me alati olla tublid. Ja enamjaolt on need mõtted seotud haavade ja traumadega. Ja need on asjad, millega me tegeleda ei soovi. Ja sageli me ei lubagi Jumalal neid veritsevaid haavu avada ja see vana programmeering oma südames, meie südames, see muudkui ketrab ja ketrab ja ketrab ja see toodab üha enam läbikukkumist. Ja see ei ole Jumala süü. Ja me teame, et viimasel ajal on maailmas muutunud eriti populaarseks ütlus järgi oma südant. Ja kristlased ütlevad seda samamoodi. Ja see on täpselt see kirjakoht, mille Riina juba esile tõi. On see Jeremiia 17, 9-10. Süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud. Kes suudab seda mõista? Ja Jumal ütleb, mina issand uurin südant ja katsun läbi neerud, et anda igaühele tema tee kohaselt tema tegude vilja mööda. Jumal ei saa teha midagi vastupidist oma sõnale. Ta ei saa anda meile midagi, mis ei lähe kokku meie südames peituva uskumuste süsteemiga. Kui me jätkuvalt jookseme vastu seina, üritades muuta oma elu ja olukordi, kuid asjad ei muutu, siis tuleb meil vaadata tegelikult püha vaimu abiga oma südamesse ja hakata seda puhastama. Me soovime muidugi, eriti praeguses maailmas, me soovime, et kõik asjad muutuvad hetkega nupule vajutades, aga see ei tööta nii. Ma panen tagasi selle pildi vahepeal jälle, et meil on see silme ees. Me vaim on seega täiesti eraldiseisev meie hingest. Me vaim saab samuti aktiveeritud selle teabe põhjal, mis valitseb meie südames. Seega süda on äärmiselt oluline. Kui inimene on saanud Jumalalt kutse oma elu jaoks ja ta nõustub selle kutsega ja on selle vastu võtnud,
siis on tema vaim ka tunduvalt võimekam toimetama vaimusfääris selleks, et Jumala kutse võiks täide minna. Kui aga inimese süda on katkine ja kui see inimene usub oma südames, et tema ei kuule Jumala häält ja et tema ei ole võimeline suhtlema Jumalaga, või siis ta usub, et Jumal ei soovi temaga kõneleda, või siis see pole üldsegi kõigi kristlaste jaoks, et ainult osa kristlasi on võimelised kuulma Jumala häält ja Jumalaga suhtlema, siis need uskumuste süsteemid tema südames võivad selle inimese vaimu täielikult võimetuks muuta. Ja Daniel Taval ütleb, et paljud kristlased ongi oma vaimu kasti pannud ja nende vaim on sunnitud lõpetama nende elust osavõtmise. Nad toimivad hinge pinnal, kuigi nad ise usuvad, et nad on vaimu poolt juhitud. Ja püha vaim on võimeline sisenema inimese vaimu, eriti kui me osaleme näiteks elaval ülistuskoosolekul, mis on avatud taeva all, või kui me palvetame keeltes. Jumal saab laadida ilmutuse meie vaimu. Jumala ilmutus tuleb siis Jumala vaimu kaudu meie vaimu ja meie vaimu kaudu meie südamesse. Nagu Piibel ütleb Efeslastele 1:17-18, et Jumal on andnud meile Kristuse tundmiseks tarkuse ja ilmutuse vaimu, et me südame silmad saaksid valgustatud. Seega, kui tarkuse ja ilmutuse vaim tuleb sisse, valgustuvad me südame silmad. Ja see on Jumala vaim, kes tuleb inimese vaimu kaudu, et midagi me südames ümber programmeerida, ilma et me hing võtaks sellest osa. Ma jagan järgmise pildi, mis on ka Daniel Tavallilt. Nii. Et sellel pildil on näha, kuidas teadlik meel, alateadlik meel ehk alateadvus ja teadmatu meel või siis üliteadlik meel on seotud hinge, südame ja vaimuga. Lihtsamalt öeldes hing on samaväärne teadliku meelega, süda on samaväärne alateadvusega ja vaim on samaväärne teadmatu meelega või siis üliteadliku meelega. Ja Daniel ütleb, et ta on avastanud oma teenistuses veel ühe meele oma töö käigus, mille ta omistab füüsilise keha teadvusele. Et ka see on teaduslikult tõestatud, et see asub kõhu piirkonnas, kuid kuna see muudel ei oma, ei hõlma seda füüsilist osa, siis selle juurde ei lähe. Aga siis teadlik meel on loodud toimima maise reaalsuse järgi. See eksisteerib elemendina meie hingest ja teadlik meel töötab käsikäes ajuga. Teadlik meel ammutab teavet meie kolmemõõtmelisest maailmast ja töötleb seda teavet vastavalt kolmemõõtmelistele paradigmadele. Ja me teadlik meel areneb siis kogemuste, mälestuste, standardite ja õppeprotsesside kaudu. Ja kuigi meie teadlik meel on võimeline vastu võtma ja töötlema igasugust vastuolulist teavet ja sorteerima väga mitmeid mõtteid, puudutades paljusid teemasid, siis väga vähe sellest, mis meie teadlikkusest tegelikult läbi käib, mõjutab meie tõelist uskumuste süsteemi. Ja see on see, mida teadus kinnitab. Caroline Leaf õpetab täpselt seda sama. Näiteks, kui me käime koolis, siis me õpime väga paljusid erinevaid aineid ja me oleme võimelised oma mõistuse kaudu seda suurt hulka infot vastu võtma, töötlema, seejärel ära tegema eksamid ja tunnikontrollid, ilma et see info eales meie südant puudutaks. Kui kool on läbi, ei mäleta palju midagi sellest, mida me õppisime. Ja see juhtub tegelikult ka siis, kui me kuuleme kristlikke õpetusi ja sõnumeid ja loeme Jumala sõna ilma, et me võtaks aega, et selle üle mõtiskleda ja mediteerida selleks, et see info jõuaks me südamesse.
Kui ma olin noor kristlane, siis ma kuulsin õpetust selle kohta, kuidas me sõnad kujundavad me elu. Ja ma tsiteerisin igapäevaselt suurt osa Jumala sõna oma elu üle. Ja ometi ei muutunud palju mitte midagi aastaid. Ja ma ei mõistnud, et miks mu elu ei muutu, kui sõnadel on nii suur vägi. Kuid see Jumala sõna oli siiski ainult minu mõistuses. Ma ei võtnud aega, et sügavuti mõtiskleda nende mõtete üle, mida ma tsiteerisin. Ja laul 92 ütleb, et Jumal mõtleb sügavaid mõtteid. Kuna meie oleme loodud Jumala näo järele, on ka meid loodud mõtlema sügavaid mõtteid. Ja teadus kinnitab seda samamoodi. Caroline Leaf räägib samuti sellest, kuidas meid on loodud mõtlema sügavuti. Aga meie elame infoajastul ja me läheneme ka Jumala sõnale sageli samamoodi nagu ülejäänud infole. Me küll loeme seda, me kuulame seda, kuid see ei registreeru meie südames ja me elud ei muutu. Seega on meie usueludes palju asju, mida me ütleme, et me usume ja me usumegi oma mõistusega, kuid kuna sõna tõde ei ole istutatud meie südamesse, siis see tõde meie elu ei muuda ja ei suuna. Ja see ongi tegelikult see, kuidas religioon saab võimuse kristlaste üle. Me teame, mida Jumal ütleb meile Rooma kirjas. Roomlastele 12:2. Ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Ja Piibli laiendatud tõlge ütleb hästi selgelt seda. Ärge kohanduge selle maailmaga, selle ajastuga, selle väliste pealiskaudsete tavade järgi, vaid saage ümber kujundatud, muudetud oma meele täieliku uuendamise kaudu, tema uute ideaalide ja uue suhtumise kaudu, et saaksite enese jaoks tõestada, mis on Jumala hea ja vastuvõetav ja täiuslik tahe. Ja isegi see, mis on Jumala silmis hea ja vastuvõetav ja täiuslik teie jaoks. Kui meie domineerivad mõttemustrid ei ole kooskõlas Jumala soovidega meie elu jaoks, siis ei ole me võimelised ilmutama Jumala tahet oma elude kaudu. Ja vastupidi, kui me muudame jõuliselt mõtteid, mida me mõtleme oma teadliku meelega, siis muudab see lõpuks meie uskumuste süsteemi. Ja kui see juhtub, siis me oleme ümber kujundatud, transformeeritud. Et muutumine tähendab ühest vormist teise muutumist. Ehk siis me muutume sellest vormist, milliseks maailm on meid kujundanud, sellisesse vormi, nagu Jumal soovib meie jaoks. Ja see võimaldab meil tõestada, mis on Jumala hea ja vastuvõetav ja täiuslik tahe. Ma lähen tagasi selle pildi juurde, et see oleks silme ees rohkem. Et juunisel olevad need topeltnooled näitavad seda, kuidas toimub infovool südamesse ja samaaegne infovool südamest välja. Vaim edastab vaimset infot südamesse ja hing edastab lihalikku infot südamesse. Ja vastuseks süda saadab välja informatsiooni, mis kujundab nii hinge kui ka vaimu tegevust selle põhjal, milline on inimese hetkel toimiv uskumuste süsteem. See, milles inimese süda on veendunud, loob selle inimese tegelikkuse või reaalsuse. See on see, mida tähendab, nii nagu ta oma südames mõtleb, selline ta on. See oli killuke õpetusest vaim, hing ja süda. Kui me mõistame seda, kuidas Jumal meid kokku on pannud ning kuidas toimib iga osa meist, siis oleme võimelised ka sisemiselt tervenema, edasi kasvama ning võimsalt Jumalas edasi liikuma. Kui me ei mõista oma vaimu, hinge ning südant ja seda, kuidas treenida iga osa endast,
siis ei ole me võimelised kätte saama seda, mille Jumal meile valmis on pannud. Ma alustasin just uue kursusega, kus me õpime tundma eelkõige oma vaimu ja ka südant ning seda, kuidas treenida iga osa endast. Kui sa tunned, et oled oma elus toppama jäänud ega suuda kuidagi edasi liikuda, kui tunned, et sa tead, et Jumalal on sinu jaoks midagi kindlasti veel, kuid sa mitte kuidagi ei suuda seda kätte saada, tahad küll edasi minna, kuid see ei õnnestu, siis on see kursus sinu jaoks. See on 3-kuune tasuline kursus, mille hind on 95 € kuus. Kuid kui sa registreerud koheselt juuni esimese nädala jooksul, siis on see kursus sinu jaoks vaid 55 € kuus. Võta minuga ühendust Messengeri teel või emaili teel eve.juurik@gmail.com. Ma usun ja loodan, et sa said õnnistatud selle õpetuse poolt.